Tervitused Raplamaa rabast siis pole pikka aega näinud. Sellepärast mõtlesin, et võtaks nii-öelda vaataja endaga siis läbi kaamerasilma üle pika ja taaskord kaasa. Ja täna tulin siis jälle sellise mõttega, et otsiks mingisuguseid uusi kohti, kus pole varem käinud. Ja üks selline huvitav nüanss, mis ma olen märganud nende kohtade eelneval kaardistamisel, siis näiteks läbi aerofotode, on see, et kuidagi inimese mõtlemises on nii kinni mingisugused sellised piiritlemised või raamimised, et kui me mõtleme mingite rabade peale, et näiteks, et kas me oleme käinud ühes või teises rabas, siis kui me oleme läbinud selle laudtee, siis me juba julgeme kellelegi öelda, et jah, et me teame, milline see raba on, me oleme selle maastikuga tuttavad. Aga tegelikult, kui sa hakkad ikkagi nii-öelda päris aerofoto pealt vaatama, siis sa näed, et enamasti see laudtee on lihtsalt väga väike murdosa sellest rabast. Ja ilmselt inimese puhul oleks analoogia täpselt samasugune, et see, et sa oled kedagi eemalt näinud 100 meetri pealt, see ei ütle sulle tema iseloomu ja üldise olemuse kohta mitte midagi. Nii et selle pilguga vaadates siis jõudsin seekord Loosalu rabani ja kuigi see on tuntud Eesti suurima rabajärve poolest, siis avastasin tegelikult sellel rabal on sellised kaugemad nurgad, kus tunduvad väga võimsad sellised laukad koos saartega olevat. Nii et on vaja ju oma silmaga üle vaadata ja jälle üks selline lisakoht olemas, mida inimestele ka näidata asju natukene teise nurga alt. Sellest esialgsest pildist kaugemal võib nii mõndagi huvitavat tegelikult silma hakata. Ja eks see mu tegevuse mõte ongi ju natukene inimesi mugavustsoonist välja tuua ja aidata neil maailma natukene laiemalt vaadata. Mis praegu mu tähelepanu haaras on see, et ma kuulen sellist vee voolamist siin ühel rabasaarel. Kohe vaatame järgi, millega tegu on. Aga tõepoolest, mis puudutab seda veesolinat, siis näeme, et sealt poolt voolab vesi minu poole, kaob kuskil ära ja siit poolt täpselt samamoodi. Vesi voolab minu poole ja siin kuskil keskel ta kaob maapinna sisse. Siin on siis ilmselt mingisugused sellised praod, mis viivad siis selle vee maa-alustesse kihtidesse. Selline looduslik neeldumiskoht. Ja siit läheb isegi mingisugune rada. Kaardi pealt vaatasin, et see tundub olevat mingisugune selline, ma ei teagi, kuidas neid täpselt nimetatakse, taliteedeks või millekski selliseks, et just kui üle raba läheb selline inimese poolt natukene kõrgendatud vall, mis teeb siis näiteks, kunagisel ajal ilmselt tegi võimalikuks ka selle, et saab hobuse või mingisuguse vankriga siit üle. Aga tõepoolest, lähen natuke edasi ja tundub, et see nii on. Nii, olen siis lõpuks jõudnud täitsa rabamaastikule välja metsast ja nagu ma ütlesin juba, siis täna olen Loosalu raba kaugemates soppides, kuhu ilmselt inimesed väga tihti ei satu. Mõnus on see, et täna on miinuskraadid, on näha, et maapind on selline härmas ja ühtlasi juba siin on näha, et enam-vähem ka palja jalaga sammal põhimõtteliselt kannab, et see muidu läbi vettinud turbasammal on juba läinud pealmistest kihtidest jäässe ja täitsa kannatab. Nii et räätsaga on ikka täiesti juba mõnus kõndida, ei mingit üleliigset sumpamist. Ja mõte on see, et nagu ikka, ma räägin natukene, põimin need jututeemad segamini, et ma ühtlasi näitan seda raba ja samal ajal siis natuke räägin ka oma mõtetest, et mis viimasel ajal tekkinud on seoses sellise loodusturismi viljelemisega. Ja need laukad koos saartega peaks siis asuma seal tagapool
Nii et ma asungi vaikselt teele ja ilmselt tõmban vahepeal siis räätsad ka jalga ja jagan siis neid mõtteid, mis mul jooksvalt pähe tulevad. Mis nii viga kõndida. Peaaegu nagu tänaval, lihtsalt et pardijalad on. Mul ei midagi. Ei mingit üleliigset võimlemist, mitte midagi. Vaju eriti kuskile kannab väga hästi. Selles mõttes selline lumevaesel ja külmal ajal on omad võlud. Nagu arvata võib, siis üks asi, mille ümber mu mõtted viimasel ajal suuresti keerelnud on siis seesama selline idee matkakorraldusest või loodusturismist ajada mingisugust sellist oma asja, millega ma ju tegelikult ka osaliselt olen juba otsa lahti teinud. Aga selleks, et pikemas plaanis kuskile tüürida, tuleb asjad ikkagi natuke selgemini läbi mõelda. Et miks ma seda teen ja mida ma selle kõigega nagu taotlen. Et ma tunnen seda, et ta ei saa olla inimeste jaoks puhtalt liikumisfookusega tegevus. Et seal ikkagi on vaja natukene rohkem sügavuti minna, ehk siis sisuline pool on ikkagi ka tähtis. Ja mida ma selle sisulise poolega mõtlen ja saavutada tahan, on see, et kui me näiteks räägime jõusaalist, tänapäeval väga populaarne, inimesed käivad jõusaalis lausa massidena, siis seal on kuidagi iseenesest mõistetav, et sa lihtsalt ei lähe ja ei hakka kangutama, kui sul ei ole võib-olla seda varasemat kogemust kuskilt võtta. Et sa ikkagi vajad treeneri näol mingisugust tuge, mingisugust sellist nägemust ja arusaama sellest, et kuidas inimkeha üldse toimib. Ja kui sa siis sealt saad nagu selle mingisuguse baastunnetuse kätte, et kuidas su keha ja lihased üldse nagu töötavad, siis sealt edasi saad sa juba ise omade katsetuste läbi siis hakata kuskil edasi arenema. Ja mul tundub, et looduskogemuse puhul jääb see esimene etapp väga tihti nagu vahele. Et me kuidagi läheme sellest üldse mööda, et kuidas inimene üldse ümbritsevat keskkonda tajub. Sellised väiksed detailid, et mis puudutab üldse kogu seda meeltemaailma ja seda, kuidas aju hangib informatsiooni ümbritsevast keskkonnast. Ja teinekord ka selliste näidete serveerimine läbi isikliku kogemuse. Seda nagu on natuke vähe. Hästi palju on sellist faktilist informatsiooni esitamist ja see kuidagi näitab, et justkui eeldus selleks, et iga inimene tunnetab kohe suurepäraselt loodust, eriti kui ta on võib-olla pärast lapsepõlve kogu ülejäänud oma elu linnas elanud, siis ma arvan, et see ei ole kokkuvõttes nagu päris õige või see efekt ei ole päris see, mis ta olla võiks. Ehk siis minu idee ei oleks inimestele lihtsalt korraldada matkasid ja nii-öelda jäädagi siis selleks, kellega inimesed peaksid tegi koos metsas käima, et nad üksi ei julge minna, vaid pigem ma tahaks jõuda selleni, et ühel hetkel inimene hakkab ise nagu katsetama. Saab ise mingisuguseid mõtteid, sellepärast ma tunnen metsas nii, need on mingisugused nüansid, millele ma võiks tähelepanu pöörata, et kuidagi keskkonnast seda stiimulit teadlikult ja paremini nagu kätte saada. Ja kui ma suudan seda saavutada, siis ma usun, et tõesti tekib järjest rohkem neid inimesi, kes mõtlevad, et hästi, et ma täna võtan ennast kokku ja ma lähen ise metsa. Ei pea üldse kuskile kaugele sügavale minema, vaid pigem lähen kuskile vaiksele selline maastikule, kus on võimalikult vaikne, kus ma saaks ise endaga olla. Ja
lihtsalt oleks, lülitaks välja need sellised argipäeva mõtted, mis meie sellist aju eesmist osa üleliigselt koormavad ja lihtsalt lasta kulgeda ja tõesti anda nagu voli siis sellele ajuosale, mis meil igapäevaselt piisavalt nagu tähelepanu ei saa. Ja siis ma arvan, et sealt edasi hakkavad nagu asjad juhtuma. Ja sealt ilmselt tekib ka see erinevus, et miks mõni inimene nii väga looduses käimist naudib ja teine tunneb, et tal on igav. Et see igav saabki tekkida ainult sellest, et kui sa mõtled kogu aeg sellele, et mis ma homme pean tööl tegema või siis, et kas ma pean õhtul kellegagi kokku saama või mis ma talle täpselt ütlen ja kui sa tuled selliste mõtetega loodusesse ja ainult ketrad selliseid analüütilisi mõtteid ja üldse ei lase nagu endal vabalt lihtsalt olla sina ise ja lihtsalt selliselt, ütleme, üldse mingit sellist teadlikku analüüsi väga palju vahele ei tõmba, et kuidagi lased rohkem sisse seda, mis siit väljaspoolt tuleb, siis ma arvan, et see on tegelikult selle asja võti. Sellisel juhul sul ei saa igav olla. Et lihtsalt see perspektiivi muutus peab sinust toimuma. Tean, et see mõte võib juba natukene kaugeks joosta, aga eks ma siis saan siin jooksvalt ennast veel täiendada ja parandada. Nüüd olen jõudnud siis esimese laukani. Selline tunne, et tahaks juba peale minna. Siin ääres täitsa kannab. Aga ütleme nii, et igaks juhuks ei hakka sinna kuskile keskele ronima. Uiske tahaks. Kui veel hoiaks mõne nädalakese sellist külma, siis siin saaks ikkagi kulgeda vabalt nagu metsloom. Päris ahvatlev on juba. Väga kutsub uisutama ja tõesti siin ääres on tunne, et kui jätta päris need sambläärsed kohad nagu välja, siis just kui mingites kohtades kannab hästi, aga mingisugune ragin on taga, nii et veel ei saa minna. Tuleb ikkagi kannatada, ma arvan, et mõne nädala kindlasti. Ja siis saame juba rääkida sellest, et kas ja kuhu uisutama minna. See oleks igatahes võimas kogemus. Ma ei ole ise käinudki niimoodi rabalauka peal liuglemas. Üks asi, mida ma olen matkadel viimasel ajal inimestele ka rääkinud, just seoses selliste helimaastike ja helimaailmatega, et üks asi, millest meil üldse kohe pääsu ei ole, on need samad lennukid seal üleval taevas. Et see on paratamatus. Meil on päris vaiksed maastikud Eestis ja on võimalik oma mõtetega olla, aga nende lennukite eest ei pääse. Ja nende eest ei pääse isegi mitte Ameerika Ühendriikides. Sest isegi seal kõige vaiksemas punktis, mis on siis Olympic National Parkis, et seal paratamatult ikkagi on 3-4-5 tundi päevas seda perioodi, kus lennukid lendavad üle. Täiesti ööpäevaringset vaikust sealt Ameerikast isegi ei leia. Et selles mõttes ma arvan, et kuigi meil on väike riik, siis meil on ikkagi enam-vähem midagi võrdväärset vastu panna. Et pealegi meil on need maastikud väga lihtsasti ligipääsetavad. Et see on üks rikkus, millest me ise aru ei saa. Vähemalt mitte nii kaua, kuni me ei õpi seda vaikust hindama. Ja see on jällegi üks väike nüanss, mida ma tahaks läbi selliste loodusmatkade parandada ja teadvustada inimestele. Vaikus on hästi oluline komponent ja millegipärast sellest ei räägita väga palju. Me küll teame, et sellised
suuremad detsibellinumbrid on meie tervisele kahjulikud ja isegi väga valjus, ütleme, mürarohkes ruumis olles me isegi füüsiliselt tunneme, et hakkab lausa valus või paha olla. Aga me ei saa sellest aru, kuidas selline lõputu pinin, mis meil tekib kuskil töökeskkonnas, avatud kontoris, linnakeskkonnas elades, et see pidev pinin, mis meil taustal on, ma isegi ei nimeta seda müraks, sest see pinin tundub selline häiriv sõna täpselt, mis sinna sobib. Et kuna me sellest vabaks ei saa, siis sellel on meile pikaajalised mõjud. See mõjub isegi sellele, et kui hästi me midagi omandame või õpime, sest me ei suuda keskenduda. Näiteks lapsed, kes õpivad koolides, mis asuvad lennujaamade lähedal, nende lugemisoskus jääb iga lisa 5 detsibelli kohta 2 kuud maha võrreldes keskkonnaga, kus nii-öelda müratase on normaalne. Jällegi see on üks asi, mille peale me isegi ei tule. Ja sellepärast ma arvan, et ongi oluline nendest asjadest rääkida. Ja looduskeskkonnas olles ma leian, et üks selline põhiline kasu, mis siin liikudes inimene võiks saada, on see, et ühel hetkel ta hakkab taipama või tajuma, et milline keskkond on tema jaoks hea, kus ta tunneb ennast hästi. Ta saab oma mõtetest ilmselt ka paremini aru. Ja kokkuvõttes on see, et sul on võimalik oma enda elu paremaks disainida. Ehk siis mõelda, kuidas saaksid selliseid emotsioone ja selliseid mingisuguseid faktoreid või elemente kanda üle oma igapäevasesse ellu. Ehk siis loodusest saab õppida. Õpivad temast nii tehnoloogiaettevõtted, kes teinekord disainivad mingisuguseid seadmeid või loovad lahendusi, siis väga tihti on inspiratsiooniks loodus, sest loodus oskab väga efektiivselt ressurssidega ümber käia. Ja see on nagu füüsiline pool, aga selle kõrval täpselt see sama asi, et me ei saa seda vaimset poolt ära unustada. Et sellised väga lihtsad asjad, kuidas sa teinekord saadki aru, et võib-olla sul on raske siia rappa tulla, et füüsiliselt läbi selle metsa rühkida on küll tüütu. Aga kui sa oled mõned korrad käinud, siis ühel hetkel sa hakkad mõistma, et kui sa lähed õhtul koju tagasi, siis tunne on kuidagi väga selline vabastav või kergendav. Ja siis see annabki kuidagi voli sellele, et sa igapäevaselt hakkad ka võib-olla rohkem tajuma seda, et ühel hetkel, kui kuidagi asjad sul pea peal kokku jooksevad, et näiteks siis ei ole mõtet mitte rohkem pingutada ja rohkem tööd teha, vaid teinekord tasub siis just aeg maha võtta. Ja see, millal see hetk täpselt on, ma arvan, et selle nii-öelda äratundmisele aitabki see looduses liikumine kaasa. Tänu sellele, et sa hakkad iseendast natuke paremini aru saama. Aitab vahepeal sellest luuletamisest. Näitan vahepeal siin maastikke. Väga kaunis. Ja ma juba kujutan ette, et kuivõrd võimas oleks see, et kui oleks ikkagi sama täiskuu öö. Ma olen ise nagu kuutõbiseks muutunud juba. Ainult sonin sellest täiskuu ööst kõigile. Millegi pärast loodus väga helde sellega siiamaani pole olnud. Pilvisust on hästi palju olnud. Aga ilmselt tal pääsu ei ole. Talv on sisuliselt alles ees ja küll neid selliseid kõrgrõhkkonnast tingitud külmasid ja pilvituid öid tuleb ka meile. Selles mõttes ma olen optimistlik. Päike on natuke valelt poolt. Mu siluett jääb sinna jää peale kahjuks. Aga elame üle.
tegelikult ma saladuskatte all ütlen ka seda, et ma tulin tegelikult osaliselt seirama ka sellist kohta, kuhu ma võiksin tulla ööbima. Ja mitte suvel ööbima, vaid ideaalis ma tahan tulla nüüd lähinädalatel. Ideaalis võiks olla ka selline kerge miinus. Kerge miinuskraad on minu arust palju talutavam kui selline 0 või +1 või +2. Et kui sellised tingimused saabuvad või sellised tingimused imekombel peaks kuidagi säilima, siis ma tahan tulla siia ööseks. Ja minu arust on see huvitav projekt juba selles mõttes, et üks asi on öine maastik, teine asi on see, et see psühholoogiline pool ikka, millest ma ei saa üle ega ümber. Et tegelikult ju meil läheb juba seal 3:30 ajal läheb pimedaks ja hommikul 8:30 või niimoodi hakkab valgeks minema. Mind huvitab see, et mis ma siin peale hakkan selle ajaga. Et kui õhtul kell 4 läheb juba pimedaks, siis kas ma leian aega, et siin ringi seigelda või hoopis pakin oma asjad lahti ja hakkan magama sättima ja siis võib-olla konutangi seal oma rippvoodis hommikuni välja, mõtisklen ja hommikul siis pakin asjad kokku, võib-olla pildistan natukene ja lähen siis koju tagasi. Et see on vähemalt mu enda jaoks küll väga huvitav eksperiment. Ma olen suvel ju rabas ööbinud küll, aga talv on kuidagi selline hästi pime ja üksik aeg. Et lihtsalt tahaks teada, mis mõtted mind valdama hakkavad ja kas ma äkki näeks midagi huvitavat. Äkki tuleb mõni rebasepoiss öösel mind nuusutama või hoopis mõni hunt. Et mine tea. Ilmselt tekib ka küsimus, et kuidas ma plaanin seda täpselt teha. Siis idee on selline, et ma hangin rippvoodi ehk siis inglise keeles hammoki ja soetan endale ka magamiskoti, millega saaks miinuskraadidega näiteks mõnusalt hakkama. Ja tegelikult ega mul rohkem vaja ei olegi. Võtan oma Primuse ja foto- ja videovarustuse kaasa ja leian ühe sellise mõnusa raba poolsaare, mis ulatuks niimoodi lauka keskele ja naudin lihtsalt super vaadet ja õhtul teen endale teed ja lihtsalt olen iseendaga. Vaatan, kas toimub mingisuguseid sügavamaid avanemisi või avardumisi. Et igatahes soovitan teilgi proovida. Või kui siiamaani ei julge, siis ma kindlasti teen sellest sellise vlogi või videopäeviku, et jagan oma mõtteid, et hiljem oleks endal ka tagantjärgi huvitav vaadata, et mis tundmusi see minust tekitas. Ja võib-olla saab sealt uut mõtteainet, mida uutel matkadel inimestele rääkida ja kuidas seda serveerida. Leidsin just hästi huvitava männipuu. Selline üsna paksu tüvega rabamänni kohta ja siis selline vihmavari. Peaaegu nagu välismaal. Naljakas, miks me selliseid kummaliseid asju seostame kuidagi välismaaga. Täitsa oma kodumaastik. Aga ikkagi, kui on midagi erilist, siis me ütleme, et nagu välismaal või nagu filmis. Ei ole kuskil filmis ega välismaal. Siin samas Raplamaal. Sellega tuleb ennast ära harjutada. Vaatame, mis siit edasi tuleb. Olen nüüd suurema rabalauka juurest natukene eemale tulnud ja siin on selline väikeste laugaste labürint. Sellised labürindid on minu arust
äärmiselt fotogeenilised. Lisaks on hästi põnev mängida endaga sellist mängu, et kui hästi sa oskad eemalt ära taibata selle, et kas mingid laukad lähevad kaugemas otsas omavahel kokku või mitte. Ehk siis, et kas sa pääsed sealt kitsa maariba pealt läbi või mitte. Et praegu ma siin sellist mängu endaga mängin. Siin näiteks on üks näide, et ma olin kindel, et ma saan siit keskelt üle. Vesisel ajal ilmselt ei saaks. Praegu, kui natuke riskida, sest mul tundub, et see jää. No tegelikult ikka väga ei kanna ka. Ops! Ärge kodus järgi tehke. Aga selline superraba on mingis mõttes leitud. Ta ei ole liiga märg. Ilmselt ka mitte sel ajal, kui on täielik sula. Ja ta on kuidagi üsna lihtsasti läbitav, selline kompaktne. Ideaalne raba, et saada sellist rabaelamust kätte selliselt, et ei pea ennast nüüd täitsa pooleks rabelema kuskil kilomeetrite kaupa metsas enne. Aga mul on üks suur soov minna veel kuskile sinna kaugemale, et ma näen, et seal suure metsa taga peaks üks suur laugas veel olema, et selline maade avastaja kirg minus ei taha kuidagi vaibuda. Ja pealegi ma ikkagi tulin selleks, et seda õhtust valgust ka ära kasutada. Siin on väiksed, kuidas siis öelda, lumedisain. Võib-olla lumeks seda palju nimetada, aga mingi selline õrn sademepuru on siia peale puistatud. Teen sellest ühe ilusa fotojäädvustuse ka. Leidsin jälle ühe väga ilusa lauka. Kangesti tahaks teha sellest tagumisest saarest seal ühe pildi. Aga kuidas ma sinna saan? Sest jää. Nagu, ma ei tea, ütleme nii, et mõistlik inimesi peale ei läheks. Mõttekoht, mis siis saab? Kuidas see pilt kätte saada? Ärge kodus järgi tehke. Loll nagu ma olen. Aga pildi saan kätte vähemalt. Väga hea. Seda mul vaja oligi. Nüüd tuleks kotist leida B-materjal ka ülesse. Ilma ei tahaks nagu koju minna. Priimud, vett, gaas. Tavaliselt pean rabas mingisuguse puuplaadi kaasa võtma. Sellepärast, et rabapinnas on nii ebatasane ja vetruv. Tavaliselt on risk, et kogu see kupatus läheb mul ümber, aga täna saan panna jää peale. Jää on kenasti loodis. Ei ole probleemi. Nii. Natuke vett ka. Muide märkuseks, et rabavesi kõlbab ka täiesti juua. Ja eks ma siit jää alt saaks ta ka kätte. Aga samas mul ei ole tegemist ellujäämismatkaga, nii et mul ei olnud probleem seda 1,5 liitrit endaga kaasas kanda. Priimust põlema. Kohinal. Ma isegi ei tea, et kas võtan kotist Pärna õit või
läheb täna väike sookail, seda enam, et mul on kerge siuke kurguvalu veel alles ühest päevast, mil ma selle siis kuskilt üles korjasin. Ma arvan, et läheb väike sookail. Ja ongi olemas sookail, mis sookail. Hästi tugeva lõhnaga. Temas on palju selliseid eeterlikke õlisid. Sellepärast ta paneb kevadeti õitsemise ajal isegi paljudel inimestel pea valutama, kaasa arvatud minul. Tegemist on tegelikult ka mürgise taimega, aga küsimus on eelkõige koguses. Väikses koguses teed juua on pigem mõjub tervisele tugevdavalt. Aga seda sookailu siin põhimõtteliselt talvisel ajal nuusutades tekib minus alati see mõttekäik, et kuigi talv on muidu just see aeg, mis meelelises mõttes justkui on selline mõõnaperiood. Meil ei ole väliskeskkonnast kuigi palju selliseid stiimuleid, mis meie sellist kuidagi meeli köidaks ja mingis mõttes see annabki voli selleks, et ütleme, talv on selline endasse süvenemise aeg. Et pigem hakkabki sul tööle selline sisemaailm ja sa ei keskendu niivõrd palju võib-olla sellele välisele maailmale, sellepärast et lihtsalt sul ei ole midagi, mis tõmbaks seda fookust nii palju välja poole. Ja mingis mõttes see on ka aeg, mis annabki meeltele selle võimaluse nagu puhata ja sina saad kuidagi sisemiselt peegelduda oma mõtteid, mis võib-olla aasta jooksul on tehtud ja mis uuel aastal teha tahad. Selles mõttes parasvöötme seisukohast on minu arust see aastavahetus langenud väga õigele ajale. Täpselt see selline enese reflektsiooni periood. Ja kui nüüd kevadel järsku hakkab roheliseks minema, siis minu arust üks asi on see, et sellise värske klorofülli tulv puulehtedes, siis on juba iseenesest hästi selline, tõesti see värske kevadine puuleht on eriti roheline juba nagunii, aga minu arust see omaette võimendus tekib ka juba selle pealt, et tegelikult meie meeled pole mitu kuud saanud midagi nii värvilist looduses kohata. Et see on kuidagi selline eufooriline moment meelte jaoks. Ja seoses nende meeltega ma tunnengi, et see sookailu lõhn talvel, mil muidu mingisuguseid lõhnasid nii väga looduses ei ole, samamoodi ei ole helisid eriti palju, et see mõjub kuidagi nii tugevalt sellises muidu üsna, võiks öelda, et ilmetus keskkonnas, kuigi siin on kaunis küll, aga ta ei ole nii impulsiivne kui teistel aastaaegadel. Et see on nagu selline väga eriline minu arust taim ja kogemus. Ja see, miks lõhnad meid kuidagi eriti tugevalt köidavad, väidetavalt isegi lõhnad inimese jaoks on sellised kõige suurema võimuga sellised meelelised kogemused üldse. Ja põhjus on selles, et kuigi ükski meie meel ei, ütleme, et ajul puudub vahetu kontakt välismaailmaga, et selle jaoks ongi meeled ja tegelikult see on teatud mõttes nagu telefonimäng, et midagi ei jõua ajusse täiesti otse ja väidetavalt siis lõhnad on need, mis siis nina kaudu jõuavad nii-öelda kõikidest nendest variantidest kõige otsemini kuskile meie ajusoppidesse ja samamoodi ütleme, et mis käib selle sama asjaga kokku, et need lõhnad, mis me sisse hingame, millegi pärast suunatakse kohe aju siis mandeltuuma. Ehk siis seal on mingisugune tugev kontakt ja aju mandeltuum on siis see, mis on seotud just emotsioonidega, igasuguste naudingute, hirmude, mälestuste, kogemustega. Et selline hästi emotsionaalne ajukeskus on seotud just meie lõhnameelega kõige tugevamalt. Et see on ka ilmselt põhjus, miks teinekord
et isegi alateadlikult mõni lõhn võib teist tekitada hästi tugevat tülgastust või siis vastupidi, et te tunnete mingit lõhna, te ei tea, kust see isegi pärit on, aga see tekitab teis hästi suurt rõõmu. Et see kuidagi aju sellised hämaramad sopid, kus siis tegelikult see mineviku info on talletunud, need kuidagi käivituvad või neis on see mingisugune mälu olemas. Et selles valguses ma julgen öelda, et helimaastikes ja lõhnamaastikes on palju suurem selline sügavus kui siis selles visuaalses maailmas. Et meil on küll siin praegu ilus päikeseloojang, teen teed, kõik on väga ilus, aga emotsionaalse kogemuse mõttes sellel ei ole nii suurt sügavust kui mingisuguste helide või tõesti mingite väga tugevate lõhnade nuusutamises ja tundmises. Tunnen, et ma rääkisin ennast tühjaks nüüd. Vaikuse moment. No kujutan juba ette, et kuidas ma tulengi. Ilmselt ma tulen siia samasse kohta oma magamiskotiga ja rippvoodi kaasas ja teen siin õhtupimeduses teed või suppi endale ja lihtsalt olen. Ja isegi praegu sellises maakohas, nagu ma olen, ikka on taustal mingisugune mootorsae müra. Sest täielikku vaikust nagu ei sünni. Selle nimi ongi aktiivne molutamine. Loomi ma ei karda, metsas ma üldjuhul ehmatan millegi peale väga harva, aga mille eest ma kaitstud ei ole, on jälle need samad lennukid. Hetkel siis leidis aset selline olukord, kus mina nautisin siin rahulikult Sookailu teed, pikutasin ja üks hetk vihisedes siit üks 100-200 meetri kõrguselt lendas hävitaja mööda. Nii et ma pidin ehmatusest kõrvad ka kinni katma, siis see heli oli lihtsalt nii vali. Täiesti uskumatu lihtsalt. Hakkab hämaraks kiskuma. Võtan siin väikeste välja juhatavate sõnadega asja kokku. Kõik, mis puudutab sellist looduses käimist ja looduse kogemist, siis minu soovitus on mõelda vastavalt enda sellele sisetundele, mis teid parasjagu valdab, kui te loodusesse lähete. Et kui teinekord tõesti on suured küsimused, mis vajavad lahendamist, siis võtke need sinna loodusesse kaasa ja vaadake rahulikult asjade erinevaid tahke ja küll lõpuks kuidagi sundimatult tuleb see lõpplahendus välja. Ja teine asi on, mida ma selle kõrval kindlasti soovitan mitte unustada, on see, et leidke ka neid kordi, kus te tulete loodusesse niimoodi, et te jätate kõik need argipäeva mingisugused kaalutlused ja mõtted ja jätate sealt loodusest välja. Las need jäävad autosse. Ja lihtsalt proovige kuidagi minna sellisesse lapse perspektiivi. Uurige, vaadake ja lihtsalt olge. Ei ole vaja mingisugust sellist analüütilist ja sellist probleemi lahendavat mõtlemist rakendada. See on minu arust kõige suurem kunst tänase infoühiskonna juures, et proovige vähem asjalik olla
kas või mõneks tunniks. Ja kui te seda suudate, siis tänu sellele naastes tagasi sinna nii-öelda asjalike asjade juurde olete te palju võimekam. Näeme juba kuskil uuel maastikul.